siin siis lähestumislöögid ja Mattias oli teadupärast siis paremal rahvis ja pidi üle puude tulema, aga näeme kõigepealt siis Richardi 3. raja lööki. Ja saab seda sooritada siis vetsiga, kuna see on väga lühike rada ja oleme ausad. Richard saab siit kindlasti pöördi, mis tähendab seda, et kui Karl või Mattias pöördiga ei vasta, siis läheb vahe veel suuremaks. Kust võib hakata suuri asju golfikarjääris juhtuma, kui seal väga hästi mängida? Jaa, see on kindlasti korralik tester ja sa ise teisipäeval seda väljakut mängitud ja oi kui ilus. Teeb nüüd täpselt selle, mis eile juhtus tal 18. rajal, et pall läheb peaaegu chip'i niigliks ja lõpuks on küsimus, kas pöördi läheb või mitte, aga paar on vähemalt Richardi olemas, et siin ta lööke järgi ei anna, see on selge, et aga kehakeel on selline, et maailma lõpp on kohe käes, et kuidas see ei läinud. Siis siirdumas Jacksonville'i ülikooli. Aga nüüd siis juba kordusest, nii nagu head golfiülekannad tehakse, näeme Mattias Varjuni lööki ja see on filigraanne. Ja 18 tuleb minul meelde kaader Valgerannast, kus vabandust, see oli ikkagi 17, kus oli Valgerannas minu arust meistrivõistlused ja nii, Mattias Varjun natuke teeb veel ikkagi põnevaks seda asja. Ja Karlile väike vinge peale, aga kas see ei olnud see 2017 Valgeranna, kus Richard Teder lõi väga raskel 18. rajal kuskil 60 meetri pealt pöördi sisse, mida me 8 pealt nägime, klapib peas. Aga võin ka eksida. Ei jäta siiski. Karl Hellatele siis hõbe, Mattias Varjunile pronks, palju õnne neilegi. Ja Mattiasele on see juba siis teine pronks, kui ma nüüd ei eksi. Aga siin meister lõpetamas 3-päevast võistlust Jõelähtmel Richard Teder -11 ja Eesti meister 2024 on võetud ikkagi pigem selles stiilis, mida Richard Teder siin eile pärast lõunal teise ringi järgses intervjuus lootis, ehk et ei läheks liiga põnevaks ja liiga põnevaks ei läinud. 4., 5. rajal double bogey ja bogiga Teder natukene tegi asjad huvitavaks, tema eduseis vähenes 1 löögile, aga sealt 6. raja pöördi ja sealt edasi 9. raja pöördi, sealt veel 12., 15. ja 18. raja pöördi otsa. Ülejäänud skoorikaart pärast seda 4., 5. rada on täiesti puhas. See oli see, mismoodi Richard Teder ei jätnud lõpuks ikkagi Karl Hellatile ja Mattias Varjunile mingisugust võimalust. Ja ma, Kristo, ütleksin, et see ikkagi Eesti golfiloos, kui siin isa on õnnitlemas Richard Tederit, Eesti golfiloos jälle mingi väikene nii-öelda loo jätk,
kui me siin oleme tulemustega läinud vaikselt paremuse poole kogu aeg, kuidas oleme näinud, kuidas 2-3 aastase sünniaasta vahega uued põlvkonnad on peale tulnud ja neid piire nihutanud. Richard Teder on neid piire nihutanud ka maailma amatööride edetabelis, olles esimese eestlasena kerkinud just nimelt tänavusel aastal 100 parema hulka. Et siin on mingi loogika sees, et Teder just väljus tänavustelt meistrivõistlustelt oma esimese tiitliga. Kui Niki Sõui-Lautre, kes saab olema järgmine üks järgmisi Eesti golfareid USA ülikoolis järgmisel hooajal. Ja meie parim teadmine on, et selle hetke seisuga on ta pronksmedalist 2 löögi kaugusel. Ei tee halba putti, aga ütleme nii, et sisse siiski ei lähe, nii et Reemetile siin ka eksimus. Nii et talle iseenesest piisaks Niki Sõui-Lautrega viiki jõudmisest selleks, et medal kätte saada, sest Lautre esimene päev oli 5 löögi võrra parem. Seega 2 järgnevat päeva viiki korral oleks Reemeti eelis selgelt olemas, aga ei taha kuidagi see vahe väiksemaks minna. Triin-Marleen Ustal pöördivõtt ja see läheb. Ja no seda rõõmu on siit isegi nokamütsi varjust näha. Ja Anett-Elis Adul, nagu näha, on ka nautimas golfi, kui oled 9 löögiga enne seda rada liidri kohta hoidmas, nii et 3 rada lõpuni on jäänud, siis ega golf ongi päris lustlik mäng. No siin oleks vist paras hetk tuletada meelde, et ka siin viimastel radadel on medaleid muutunud, kui mõni mees metsast läbi on käinud 12 löögiga maha tulnud. Nii et siin kohal tervitame. No teeme vist ajalugu ja jätame nime mainimata. Seda Eesti golfis kõik teavad kindlasti ja loodetavasti ta praegu kodus diivani pealt vaatab seda. Ja on tänulik, et me ei öelnud nime. Just. Aga nüüd siis kaader juba 18. rajal, kus siis sel korral 4. kohaga peab leppima Elisabeth Sofia Reemet ja tema pöördi väga pikk putt. Putt on hea, aga siis see ei lähe ja jääb selline circa meetrine veel paariks minna. Ja näeb väga sedamoodi välja, et +18 tema saldo, kui ta selle nüüd realiseerib, lõpuks jääb. 3 lööki tähendab see siis jääb lahutama pronksmedalist. Anett-Elis Adul +1, Triin-Marleen Ustal +8, Niki Sõui-Lautre +15 ja Elisabeth Reemet +18 on esinelik. Ja nüüd, kui viimane grupp on oma viimaseid lööke juba greenil tegemas, siis need kohad ja jõudude vahekorrad ei saa ikkagi. Golf on ettearvamatu küll, aga need enam muutuda ei saa. Aga nüüd võimalus paariks üldsumma. Yes! Ja läheb. Meil on uus Eesti meistrivõistluste rekord. Meil on rekord ja mitte lihtsalt rekord, vaid see rekord, mis on märgiline, ei ole enam plussmärgiga, vaid 0 või par või kuidas iganes sa eelistad seda märkida. Jälle väikene tähis ikkagi Eesti golfiloos, ma ütleks. Kindlasti. Ja Ustali võimalus pöördiks ja see ei lähe. Nii et Triin-Marleen Ustal tiitlikaitsjana peab seekord leppima teisel võistlusel järjest, julgeks öelda siis hõbemedaliga, kuna kaotas ta rajamängu finaalis ka oma endisel koduväljakul, võiks siis ikkagi öelda, kuna Saaremaa juured temalgi. Nii et, aga sõbrannad nad on ja mõlemad rõõmsad kindlasti hõbeda ja kulla üle ja kindlasti siinkohal õnnitlused ka Niki Sõui-Lautrile, kes siis pronksi seekord näpsas kõigi seljavalude ja muude kiuste. Ja Reemet peab seekord leppima 4. kohaga, aga oli hea tasemeline põnev võistlus ja mis lõppes Eesti rekordiga, nii et tervitame siinkohal kindlasti ka Mari Raunat veel kord, kes siis kaasarekordi omaniku staatusest sai lahti ja meil on paras aeg teha üks reklaamipaus veel ennem kui 17. rajale suundume, kus on meie meeste liidrid.